Buduaari seekordne ilutest viis meid doktor Mari Laasma ilukliinikusse, kus nooruse ja ilu säilitamisele lähenetakse innovatiivselt ja kompleksselt. Minu näonaha diagnostika näitas, et nahk on äärmiselt kuiv ja kõige esimesena oli vaja teha protseduur, mis tõstab naha niiskuse sisaldust. Sobiv hooldus selleks on JPX3, mis stimuleerib loomuliku naha kollageni tootmist, niisutab ja ühtlustab naha tooni. Seejärel töödeldi minu näonahka Dermapenniga, mis on uudne nõel raviprotseduur näole. Protseduuri käigus tekitati palju mikrokanaleid, mille kaudu viidi nahka hüaluroonhappe aminohapetega. Kõige lõpuks pandi peale rahustav ja nahka uuendav mask. See aga oli minu näonaha elluäratamise esimene osa ning tõsisem protseduur leidis aset 2 nädalat hiljem. Ma tulen, ma nagu pühade muna praegu. Kuna nahk oli kuiv meil nahadiagnostika põhjal, siis me otsustasime, et lisaks sellele, et me teeme täna niisugust protseduuri, mille nimi on IPRF ehk Platelet Rich Fibrine, kus me võtsime siis marge verd ja panime selle tsentrifuugi ja me tsentrifuugisime seda verd siis 5 minutit. Selle tulemusena me saame siis sellise trombotsüütide rikka fibriini. Fibriinis on siis hästi palju aktivaatorvalke, tüvirakke, kõike, mis parandab naha kvaliteeti, elastsust, aknearme, erinevaid naha vananemise ilminguid. Kuna marge nahk oli lisaks sellele ka veel kuiv, siis me otsustasime, et me segame seda oma verest saadud siis fibriini hüaluroonhappe seguga ja me segame seda selliselt, et me panemegi siia süstlasse siis nii siis oma verd kui seda hüaluroonhappe segu ja omavahel segades me saame sellise mõnusa keeli, et siis me saame 2 asja korraga. Ühest küljest me siis viime nii-öelda akvaariumisse vee, ehk see on siis see hüaluroonhappe, mis hakkab enda sisse tõmbama vett, annab nahale niiskuse. Aga selleks, et see nahk hakkaks uuenema, on meil vaja ka siis neid aktivaatorvalke, ehk nagu ma alati räägin, ma viin nagu akvaariumisse ka kalad. Nemad on siis need aktivaatorvalgud, tüvirakud, mis hakkavad siis päriselt seda nahka ka noorendama, uuendama. Ja nüüd me hakkamegi siis segu siis vaikselt sinna nahka viima. Kuna margel on siin näha selliseid pinmiseid kortsena, salabiaalkortse, naha pinmist kuivust, et siis me saame teha selliseid natukene pinmisemad, natukene sügavamalt neid väikseid torkeid selleks, et siis seda nahka toota. Regeneratiivse meditsiini puhul ongi just see, et me mitte lihtsalt ei tee kortsu nii-öelda pead siledaks, vaid me päriselt paneme selle naha ennast noorendama, uuesti tootma. Nahk on värske, niisutatud ja ilmselgelt vähemate vananemisilmingutega. Ja pikas perspektiivis on selle mõte just see, et 5 aasta pärast marge näeks noorem välja, kui ta näeb täna. Ülejäänud piirkond läheb meil siis selle Dermapenniga tegemisse selleks, et siis seda pinmist, kortsu ja naha tasasust parandada ja kollageeni stimuleerida, elastiini stimuleerida, et kõik see nahk oleks selline särav, ühtlane ja peatu ja ka pigmendi laike vähendab. PRF-i tulemusi me näemegi kusagil poole aasta, isegi kuni aasta pärast. Kui me aknega näiteks siin tegeleme, siis ikkagi kõik ütlevad, et sellel perioodil ei tule ühte kuud punnesse ja põletik on hästi ilusti kontrolli all kogu aeg. Tervist, sõbrad! Minu elu kõige põnevamast iluprotseduurist on nüüd möödas 2 nädalat. Ja kuna ma olen terve elu pidanud võitlema naha kuivusega, siis erinevus on silmaga näha ja käega tunda. Mu nahk on prink, mu nahk on elastne ja ma olen tulemusega väga rahul. Doktor Mari Laasma ütles, et kui ma nüüd regulaarselt käin seda protseduuri tegemas korra aastas, siis näen ma 5 aasta pärast parem välja, kui ma täna välja näen. Nii et ma võtan selle väljakutse vastu ja kohtume peagi ML Ilukliinik. Aitäh teile!